Vändra kohta teeb rahvasuu muidugi mitmeid toredaid ütlemisi. Ise aga saan tõdeda, et kui mina Vändrasse jõudsin, oli kohalik bussijaam juba peaaegu maha lammutatud. Mina olen Taavi. Mina Margus Peterson. Nagu ma näen, siis tegelikult siin on asi juba toimumas, käib bussijaama lammutamine siin Vändras. Ja. Millal see algas? Eile. Üleeile pandi aed ümber. Eile läks lahti. No ja nagu ma näen, siis siin on kohalikke protestijaid ka juba olnud, sinna on midagi soditud. See ilmus väidetavalt täna öösel. No üldiselt, kui elu areneb, kui tulevad uued asjad, siis rahvale ju võiks see meeldida. Too välja see põhjus, miks sulle ja Vändra rahvale ei meeldi, et siia tuleks uus bussijaam. Sellepärast, et kõik tingimused, mille pärast ehitatakse uus, on vana puhul olemas. Margus on bussijaama oma südameasjaks võtnud ja korraldas rahvameelsuse teada saamiseks oma algatusliku hääletuse. See allkirjade kogumine toimus möödunud aastal jaanipäeval, see oli vist 22. juuni. Läksin mina ka sinna peale ja noored poisid panid mind kohe rakkesse, pastakas paber kätte ja allkiri kogume. Kogusime ühe õhtuga 200 vana bussijaama pooldavat allkirja, nädalaga tuli 100 juurde, nii et umbes 300. Ja siis leiti, et on kasulik teha see sama e-hääletus ja siis tuli välja, et midagi 550 hääletust oli, 350 oli uue poolt, 200 oli vana poolt. Kas selle e-hääletuse siis korraldas vald või? Jaa. Valla korraldatud hääletuse tulemusi ei taha Margus aga sugugi uskuda ega ka nendega leppida. Siin on nüüd see hääletuslogi, ma saan aru. Ja. Ja kõik need e-hääled on siin ilusasti välja toodud. Too nüüd välja, mis on sinu arvates anomaaliad ja miks? Vaadake esimest viit. Kuupäevi. Esimest viis, 27. september, 27. september, 27. september, siis 1. oktoober ja siis tuleb uuesti 27. september. Kellaajad, siin. Arvuti tõstis selle või? Siia. No, ma ei kujuta ette, jah, ühesõnaga kõik nagu ilusasti läheb kellaajaliselt ja siis järsku on 1. oktoober siin kuskil vahel. See on siis sinu arvamus, et siin võib-olla on kuidagi tõstetud see hääl sinna vahele või kirjutatud juurde, jah? Ma ei tea, mis iganes siin tehtud on, aga siin on inimkäsi kallal käinud sellel hääletuslogil. No, küll on ikka aktiivne hääletus olnud üleüldse. Kas see oli siis ette teada, et nüüd 27. hommikul peavad kõik hääletama hakkama? 27. hommikul kell 8 see algas ja kestis nädal aega. Ja siin on ikka kõva hääletamine käinud siin tõesti. Lisaks sellele, et kellaajad on vahepeal sassis, siis tundub, et iga minut keegi ongi nagu hääletanud. Et 27. hommikul kohe argas suur aktsioon Vändras, nüüd me hakkame kõik hääletama. Jah. Ma ei tea. Kui sa oled nüüd vaadanud neid anomaalseid kohti selles mõttes, et siin on mingisugune hoopis teise kuupäeva kellaaja hääl vahel, siin on kellaajad sassis, siis seda kuidagi nagu välja ei tule, et need anomaaliad oleks uue bussijaama poolt. Et ma vaatan, et siin järjest need anomaalsed kellaajad säilitada, vana, säilitada, vana. Aga pakettidena tuleb siin uue bussijaama poolt. Vaadake kella aegu. Väikeste vahedega. Minutis paari-kolmeste vahedega. No järjest kõik on siin selle poolt, et ehitada Vändrasse uus. Jah. Oskate teie seda seletada? Ma olen püüdnud mõne itimehega rääkida, nemad ei oska seda seletada. Põrutame vallamajja uurima, kuidas see hääletus täpsemalt käis ja miks üldse oli pealt näha korras hoone vaja maha tõmmata. Vändras on näiteks kilomeeter või pool kilomeetrit kõnniteed, mis võiks kordada, kus ei ole kõnniteed alevis sees. Selleks raha ei leidu. Meil on härra poolt tõstatatud suur mure ja ma saan aru, et Vändra inimestel on veel mure, et vana bussijaam lammutati maha, tuleb uus, aga inimesed ei tahtnud uut bussijaama. Kuidas siuke asi juhtus siis? Jah,
Aitäh, väga hea küsimus ja härrasmees on selle teemaga käinud siin vallavajas korduvalt ja korduvalt. Ja ilmselt pahameeletormi või arusaamatus on tekitanud 2 erinevat ja konkureerivat rahvaküsitlust. Üks on korraldatud härrasmehe poolt ja teine on korraldatud volikogu poolt, nii et härrasmees ei tunnista volikogu poolt läbi viidud küsitlust. Ma saan aru, see on e-hääletus. E-keskkonnas, jah, Spoku keskkonnas viidi läbi see. Sellest said osa võtta ainult Põhja-Pärnumaa valla kodanikud ID-kaartiga ennast tuvastades ja kuulutus see, et saab osaleda, oli kohalikus ajalehes teadete tahvlitel ja loomulikult kodulehtedel ka, mis on valla modereerida ja administreerida. Et härra on küsinud välja logi ja tal on siin logiga seoses tekkinud ka endal küsimusi. Esiteks ma pean tunnistama, et teil on väga tubli vald ja väga tublid valla inimesed. Kas see on nüüd täpne see kellaaeg, kuidas need hääled on tulnud või? Jah, me oleme ka sellel teemal vestelnud temaga ja selle logi faili me saime siis Spoku keskkonnast. See ei ole valla serveris see ja tema tähelepanu köitis see, et osad read on millegipärast siis justkui nagu ajas hüppanud. Et sellele ei oska, ma ei tea, siit poolt kommentaari anda, seda peaks küsimus Spoku keskkonnast. Aga kui see oleks süüdistus selles, et keegi on need read sinna vahele kirjutanud, siis ma võin kinnitada, et vallas ei tööta nii rumalad inimesed, kes nii-öelda jätaksid jäljed maha, et nad tahaksid lisahääli anda kuskilt kõrvalt. Et selles mõttes jah, see on anomaalia või selle kohta tuleks küsida jah, siis sellest Spoku keskkonnast. Mina esimese hooga vaatasin lihtsalt, et hommikul kell 8 läks hääletamine lahti ja vist Vändra inimesed üldse tööl ei käinudki, kõik kukkusid hääletama kohe, sellepärast, et see on ju täiesti pöörane, milline aktiivsus on kohe olnud sellel hääletamisel. Jah, et see on, kuna see teema oli eelnevalt juba üsna kirgi kütvaks saanud siin avalikkuses, siis oli neid inimesi, kes sõna otses mõttes, me teadsime ette juba, kes ootasidki seda kellaaega, et kui keskkond avaneb, siis kohe oma hääl ära anda. No aga praegusel hetkel, kui on ikkagi selline aeg, kus kõik üritavad raha kokku hoida esiteks ja teiseks, kui kõik üritavad midagi sellist, mis on vana ja väärikas säilitada, siis see otsus bussijaam, mis ma saan aru ikkagi täitsa kena ja ilus bussijaam maha lammutada ja uus ehitada, see ju läheb mõlema printsiibi vastu. Et Pärnu maakonnas siis on Pärnu ühistranspordikeskus ja siis Pärnu ühistranspordikeskus viis läbi hanke kunagi aastaid tagasi ühtse transpordisüsteemi loomiseks. See puudutas nii, ütleme, sellist tarkvara poolt, pluss siis väljendus selles, et tehtaks ühtsed bussijaamad igasse endisesse vallakeskusesse. Vändra ja Tõstamaa jäid tookord ilma, aga siis sellest samast meetmest, kus neid rahastati, Pärnu ühistranspordikeskus taotles siis nii Vändrale kui Tõstamaale lisaraha. See otsus Euroopa poolt saadi ja selle tõttu siis see võimalus avanes, mida oli oodatud tegelikult aastaid. Ja kui küsimus on selles, et miks vana väärikas maja ära lammutatakse, siis üks argumentidest on ka see, et uus bussijaam saab olema väiksem. Aga see vana bussijaam seisiski suuremalt jaalt tühjana. Ta tegelikult väljast eemalt tee pealt mööda sõites paistis tunduvalt parem välja, kui ta siis reaalses elus tegelikult on. Et ta on ikkagi aastaid kütmata olnud ja ega asjad ajas paremaks ei ole läinud. Et see oleks vajanud samuti lisainvesteeringut, et teha see tänapäevasemaks. Et seda diskussiooni me oleme samuti pidanud siin, et ta ei olnud täielikult amortiseeritud, neid sõnu on üritatud vallaametnikele suhu panna, et nagu oleks vallavalitsuse liikmed väitnud, et maja on kohe kokku kukkumas. Seda väidet, päris elus see tõele ei vasta, aga ta päris tänapäeva nõuetele ilmselt ei vastanud, mille tõttu seal ei ole ka tekkinud siis hilisemalt seda ettevõtlust, millest räägitakse, et see võiks olla olnud. Eks need, kes selle uue bussijaama vastu jäid, need saavad ju sügisel kohalikel omavalitsuste valimistel oma seisukohta öelda ja sel hetkel on uus bussijaam olemas, millal ta siis valmis peaks olema? Ma võin eksida, aga kas ta oli juuni või juuli lõpus, et selles mõttes oma seisukohti on väljendatud ka siis sinna plakati peale soditud, et lammutajad pange kips ja kargud valmis, nii et tänase päeva jooksul on päris mitmed ametnikud saanud
väga tõsiseid ähvardusi ka, nii et see seisukoht ei ole mitte sügiseni ootama jäänud, vaid juba sellel nädalal välja öeldud. Ja sellel plakati peal me seda ähvardust nägime, kas on olnud ka muul viisil ähvardusi? Jah, vallavanem on saanud täna, jah. No kuidas selle teemaga edasi minna, kas politsei uurib seda? Politsei on teadlik, jah. Kas on ka teada, kes selle plakati ära sodis? Mina vähemalt ei tea, võib-olla keegi kuskil juba teab, et kindlasti teab see, kes selle korraldas või seda pealt nägi ja võib-olla toetavalt hõikeid selja tagant hüüdis. Keegi Jaanus helistas mulle ja teadis täpselt, et see oli mina. Kust ta selle väite võttis, ma ei tea. Vastukaaluks see, et vallavanem sai täna ähvardusi, on teiselt poolt siin inimestel haiget tehtud. No, igatahes, praegusel hetkel me siin kõrval oleme, lammutus käib. Mis tundega sa seda kõike vaatad? Noh, midagi oleks nagu katki. Tegelikult on katki ja midagi tundub, et on ka katki. Selles mõttes, et vanasti oli muidugi siin hoopis midagi muud. Oli ettevõtja, kes ehitas siia korraliku bussijaama ja nüüd lihtsalt võetakse see maha. Eesmärk uus ja parem teha. Noh, kas tõesti parem tuleb? Võib-olla moodsam tõesti.